Lootuseküla rehabilitatsioonikeskus on maailmas sellepärast unikaalne, et siin selle keskuse sees toimib ka Lootuseküla päästeselts. Endised alkohoolikud ja narkomaanid on oma elu tagasi saanud ja Lootuseküla tuletõrje ehk päästeselts on see viis ja moodus, mismoodi nad saavad oma kogukonda muuta turvalisemaks ja anda ühiskonnale tagasi seda, mida nad on võtnud eelnevalt. Millised on need põhilised valdkonnad, millega see selts tegeleb? Peamised valdkonnad on ikkagi päästetööd ja ka ennetustööd siis kodudes, koolides, lasteaedades, erinevates kohtades ja päästesündmused, liiklusavariid, vajadusel miskid veekogu sündmused ja kõik muud. Võrreldes eelmiste aastatega, siis millist sihukest võrdlust sa oskad tuua? No kahjuks ütleme niimoodi, et see väljakutsete arv on tõusnud ja tõusnud just iga aastaga praktiliselt. Nii et kui võrrelda nüüd ütleme eelmist aastat ja seda aastat, siis eelmine aasta oli meil kokku 48 kutset ja see aasta pole aasta veel lõppenud ja on üle 60 juba, et kahjuks see jah on niimoodi. Mitu inimest on teil meeskonnas ja kui kiiresti teil tuleb välja sõita? Meeskonnas praegu aktiivseid on meil 7 ja ütleme, meil on ka inimesed, kes on väljapoolt küla, on samamoodi meeskonna liikmed ja kokku sealtpoolt on ka siis umbes sama palju. Kui peaks tulema väljakutse, siis kui kiiresti te peate siit välja sõitma? Üldjuhul öösel see on kuskil 4,5 minutit, kui me jõuame siit välja sõita ja päeval siis pisut vähem, ütleme kuskil keskelt läbi 3,5 minutit, kui me sõidame välja siit. Kas teie päästjad on enamjaolt kõik endised alkohoolikud ja narkomaanid? Kõik aktiivsed, kes meil on siin küla sees, on absoluutselt kõik endised alkohoolikud ja narkomaanid. Aga meil on need siis, kes on väljapoolt küla, et seal on ka siis pisut teistsugusemaid inimesi, kes ei ole, ütleme nii, kogemust alkoholi ega narkootikumidega. Millised on selle aasta suuremad arengud Lootuseküla päästeseltsil? No arenguid on toimunud palju, alustades erinevatest tööriistadest, mida me oleme soetanud ja minu selja taga olev ka paat, mis on sealt nurga tagant võib-olla näha ja kõik sellised asjad. Muidugi ka olmeruumi ehitamine ja siis ka päästeseltsile eraldi kontoriruum. Pluss muidugi ka uus siis kõik pumbasüsteem, mis on veevõtukoht ja kõik see. Kuuerattaline UTV, mis on siis mõeldud just metsatulekahjude kustutamiseks, et millised on suuremad põlengud olnud? Suuremaid oli Vikipalu, kus siis sama aparaat osales ja seal me vedasime siis vooliku liine laiali sellega, siis tal ei olnud siin kastis mitte midagi. Et see, mis tal siin kastis on, see on pigem selliste väiksemate maastiku tulekahjude jaoks, et saaks kiiresti piiri peale panna sellele, et ta edasi ei leviks. Väga hea aparaat, mis on just mõeldud nagu liiklusavariide jaoks. Et temal on see hea omadus, et tema nagu lõikab ja levitab siis ühe korraga. Ehk siis tavaliselt, kui on varustuses siis 2 eraldi nagu sellist aparaati, siis siin on ta see üks nagu 2 eest. Ja tegemist on siis akude peal töötava aparaadiga, et mis hõlpsustab siis nagu hästi kiireks selle reageerimise, et me jõuame väga kiiresti nagu abivajajani selle aparaadiga. Kui reaalselt nüüd peaks olema see koht, kus on see liiklusõnnetus, siis kui sa selle aparaadi välja võtad, siis mida sa teed selle aparaadiga? No kõigepealt ikkagi peab minema auto juurde luurele, et kas on üldse selle aparaadiga midagi teha, et võib-olla sa teed ukse lihtsalt käega lahti ja saad hakkama, aga kui ikka auto on väga kortsus ja niimoodi, et siis saab sellega hakata seal erinevat plekki nagu lõhkuma ja lammutama ja venitama, et see inimene elusalt seal kätte saada ikkagi.